Oleme alustanud TalTechis vesinikuorganisatsioonis ambitsioonika projekti HydroRacer, mille eesmärk on ehitada Eesti esimene vesinikul töötav tipptehnoloogiline võistluspaat ning sellega osaleda ka 2027. aastal Monaco Energy Boat Challenge'il. Transpordisektor, sealhulgas meretransport, tekitavad igal aastal atmosfääri märkimisväärsel hulgal heitmeid ja suurendavad survet keskkonnale. Ainuüksi laevandussektor tekitab igal aastal atmosfääri ligikaudu miljard tonni süsinikdioksiidi. Vajame alternatiivseid lahendusi laevakütustele. Vesinik pakub sellele tugevat konkurentsi. Vesiniku saab toota taastuvenergiast ning tema kasutamise tagajärjel ei teki CO2 heitmeid. Vesiniku rakendamisel merendussektoris tekivad mõningased probleemid. Vaja on ohutut, ruumisäästlikku ning energiatõhusat salvestustehnoloogiat ning süsteemi, mis aitab selle energia mootoritesse viia. Paadi energiasalvestus põhineb Eestis meie arendatud metallhüdriittehnoloogial, mis võimaldab vesinikku salvestada turvaliselt ja madalal rõhul. Meie eesmärk oleks arendada toimiv süsteem, mis näitaks selle tehnoloogia võimekust ning tulevikku. Projekti viib ellu interdistsiplinaarne tudengimeeskond koos mentoritega. Alammeeskonnad tegelevad keredisaini, propulsiooni, elektri- ja vesiniksüsteemide ja projekti juhtimisega. Selline ülesehitus annab tudengitele võimaluse tegeleda reaalse inseneri probleemiga ja annab neile kogemuse kogu arendustsüklis, alates ideest kuni prototüübini. HydroRacer loob väärtust nii tehnoloogiliselt, hariduslikult kui ka riiklikult. Projekti käigus tekivad innovatiivsed lahendused ning on potentsiaal patenditavate tehnoloogiate tekkeks, mis võivad rakendust leida väljaspool võistluskeskkonda. Projekt edendab noorte inseneridel praktilisi oskusi, toetab Eesti kui innovatsiooniriigi kuvandit ning panustab rohetehnoloogiate arengusse. Projekti edu eelduseks on tugevad koostööpartnerid, kelle ekspertiisi ja kogemustega saavad tudengid projekti ellu viia.